mina olen Kadri, ma olen Villapäeva kandmisnõustaja. Ma näitan teile täna, kuidas laps lihtsa võttega puusale käib. Et puusale on hea alustada umbes siis, kui laps ennast natukene ise hoidma hakkab, alates umbes poole aastast on teda selle võttega nagu täitsa mõnus panna. Et siis sellel hetkel, kui te avastate, et ta juba päris tihedasti tõstate juba, hoiate last kodus niimoodi lihtsalt sülle võttes, hoiate ühe käe peal, ühe puusa peal. Abiks on siis meile täna Amazonase 4,5 meetrine kootud kandelina. Ja esimene asi on see, et ma otsin üles lina keskosa. See on mul tähistatud siin selle väikese etiketiga. Ja selle keskosa ma panen endale õla peale. Nii. Ja tõmban need hõlmad laiali, et mul oleks lihtsam. Ja abiks mul siin on väike 2-aastane Ella, kes kaalub umbes 13 kilo. Nii et lina sidumise ei ole ta üldse lina sidumise vanusest väljas veel. Täitsa seome iga päev. Nii, ja nüüd see lina, see esimene hõlm siis, selle ma panen ühe jala pealt, teise jala alt ja nüüd siia 2 jala vahele ma panen selle ühe hõlma kinni. Ja nüüd siit teiselt poolt ma võtan selle ühe jala pealt, selle teise jala alt. Nii. Nüüd ma võtan siit selja tagant selle, mis ma siia vahepeal hoiule panin. Ja nüüd ma saan teda niimoodi vaikselt hüpitada natukene kõrgemale, et see lina pisut pingutada siis. Ja hea on ka puusa siduse puhul vaadata, jälgida seda, et lapse pepu ei oleks allapoole naba. Et kui ta on allapoole naba, et siis on raskus see paigast ära ja laps tundub raskem, kui ta tegelikult on. Nüüd ma teen selle linaga siukse keeru, tõmban ta korra ümber kere endal ja hea on siis panna lapse pepu alla. Fikseerida see lina ära, siukse topeltsõlmega. Ja. Nüüd ma vaatan, et need linad oleksid niimoodi ilusti laialt. Ja selle poolse lina ma fikseerin ära. Nii. Kiire, lihtne puusavõte.